kes me oleme ja mis me oleme. Kes me oleme ühiskonnana ja kas me areneme edasi nii kiiresti, kui me võiksime. Ma olen enda käest neid küsimusi juba aastaid küsinud ja ma olen väga palju muutunud. Ja minu jaoks on juba faktiks saanud see, et me oleme midagi enamat kui lihtsalt luu ja nahk. Siin maailmas on kõik õpitav ja kõik omandatav. Pidurdav on mõelda, et asjad on võimatud. Alati on kerge väita, et me ei suuda nii hästi teha kui keegi teine. Lihtsam on teisi vaadata ja imetleda. Lihtne on vaadata, lugeda ja jälgida. Võtab julgust, et ise teha, ise oma elu käsile võtta. Meie sisemine elu on välise maailma peegelpilt. Kõik, mida me mõtleme või millele energiat anname, hakkab kasvama. Meie sisemine olemus on loova efektiga. Me oleme jumalad inimkehas. Me lihtsalt ei tea seda või ei taha teada. Sest raske on vastutust võtta, kui tead, et kõik sõltub sinust. Aga varem või hiljem jääb küsimus jalgu, mida ma oma eluga teen. Näiteks kelle heaks ma töötan. Ja kui seda teeksid kõik, kas siis maailm oleks õnnelikum paik? Armastame teisi, isegi kui nad on meile haiget teinud. Sest hoides kellegi vastu vimma, hoiaksime nagu näppu kellegi väikese ja abitu peal. Nii on meil üks käsi kogu aeg kinni ja eluteel palju raskusi. Kellegi vihkamine või mahategimine ei tee meid neist paremaks. Pigem viib see meid hoopis madalale tasemele. Armastame oma vaenlast. See on neile nagu mürk. Nad kaovad ära. Kui neid aga vihata, siis on see nagu see, mis hakkab vohama. Viha toidab viha. Maailm ei muutu ilusamaks, kui vastame neile, kes teevad halba samaga. See muutub, kui hakkame tegema häid tegusid, usaldama teisi ja laseme vanadel asjadel minna. Mida mõtleme ja ootame, seda me ka kogeme. Muutub ise, muutub ka meid ümbritsev ja inimesed, kellega suhtleme. Meil on missioon, kellel sarnane, kellel erinev. Sarnased inimesed on alati leidnud tee üksteise juurde, et siis koos edasi minna. Meil on midagi teha. Midagi, mida me naudime, mis meile meeldib. Ja mida me teeksime ka ilma tasuta, sest juba selle töö tegemine on meile piisav tasu. Ja kui kõik inimesed teeksid, mis neile meeldiks, siis kaoks ära ahnus, siis kaoks ära raha. Siis oleks rahu maailma peal. Maailm on ilus koht. Ja mida rohkem me head külvame, seda rohkem saame seda vastu. Me oleme suutelised kõik maailma probleemid lahendama. Meil on võimalus kõik mitteviljakad maad uuesti õitsema panna, kasutades selleks harmoonilisi meetodeid, teha nii, nagu loodus seda teeb. Meil on võimalus luua täiesti uudsed linnad, mis on ise toodlikud ja ei pea sõltuma millestki väljaspool. Teaduskeskused, kus meie lapsed ja me ise saame õppida seda, mis meid huvitab. Just lapsed on need, kes meid edaspidi hakkavad edasi kandma. Nii pea, kui me lõpetame neile karupäev puhhi lugemise ja muu sellelaadse tobeduse, näeme, kui kiiresti nad arenevad. Lapsed tänapäeval on välja mõelnud, kuidas radiatsiooni efekt ümber pöörata, kuidas ookeanide saaste ära lõpetada ja kõik tagasi pöörata. Mõned on isegi uudseid ravimeid välja mõelnud. Me hoiame kinni oma lastest, nagu nad oleksid imikud. Tegelikult on nad meist palju targemad. Mõtle selle peale. Kunagi rumalatena tunduvad ideed on tänaseks saanud täiesti normaalseteks ja igapäevasteks. Iga muutus või asi toob inimestes välja reaktsiooni, sest nähakse vaid oma väikest maailma. Miks mitte välja tulla sellest varjust ja erineda teistest ja olla omamoodi? Kui mõtlema hakata, siis suured ideed ongi loodud nende poolt, kes on tundunud imelikud, keda on maha tehtud. Teisiti mõtlejad ongi ju need, kes maailma edasi viivad. Meil on nii palju uudset tehnoloogiat ja veel rohkem seda, mida tavakodanik ei tea. Meil on laod, kus hoiustatakse seda, mis tuleb poelettidele alles mõnekümne aasta pärast. Kõik on kinni rahas ja kasumis. Tahetakse, et inimesed tarbiksid ja ostaksid kõik muu jama enne ära, kui midagi uut välja tuuakse. Võimalus on teha valik.
millises ühiskonnas me elada tahame. Kas soovime elada maailmas, mis on täis valesid ja hukkamõistu, ebaõiglust ja ahnust? Vaadates seda maailma ja lastes välja oma tuliseid emotsioone, on samavõrdne sellega, kui üritada oma peegelpilti muuta. Tuleb valida teha seda, mis sulle meeldib, koguda kokku need inimesed, kes mõtlevad samamoodi ja tegutseda, luua maailma oma nägemuse järgi, kus kõigil on mida vaja. Meil on nii palju võimalusi, nii palju suundi, kuhu minna. Peame lihtsalt minna laskma oma negatiivsusel, mis meile nii kallis ja samal ajal nii kõrvetav tundub. Kõik kuritegevuse saab lõpetada. Kõik saab täita armastuse ja iluga. Me suudame seda teha. Koos.